Eesti Autospordiliit ja Eesti Kaardiliit esitlevad Auto24 talendid rajale Triobeti kaardikeskuses. Kõik võistlejad on oma õige koha leidnud. Roheline lipp lehvib, punased tuled süttisid. Start! Vaatab kohe Dominik Sienkiewicz tagasi, kus on konkurendid ja pürstib koha pealt minema nagu õlitatud välk selles hallis kombinatsioonis. Dominik Sienkiewicz, kaardil number 5 ja number 9 on tema selja taga kohe Georg Martin Tintse, kes nädal tagasi ka Eesti meistrivõistlustel Arto Ringraja sõidus, kui õigesti mäletan, siis miniklassis võistles ja mitte sugugi halvasti. Sienkiewicz on ees, siis tuleb 9, siis tuleb 10. Nii et number 10 Marcel Peldes on tõusnud 3. 4. on number 3 Artur Kaal. 5. number 17 Karel Oskar Oja, 6. number 1 Randel-Erik Evestus, 7. number 7 Karel Padar, 8. number 2 Hugo Siimson ja 9. number 8 Edvin Toome. No Sienkiewicz läheb praegu selgelt oma rada ja läks ta ka 2 nädalat tagasi laitses teistel lihtsalt jõhkralt eest ära. Nii et siin ta tuleb kaardil number 5, siis number 9, 10, 3. Number 5, Dominik Sienkiewicz esimesena, siis number 9, Georg Martin Tintse, tema järel number 10 Marcel Peldes, number 3 Artur Kaal, 17 Karel Oskar Oja. Ja paistab, et Kaal on koha kaotanud number 3. 3 on mööda saanud number 17 Karel Oskar Oja, tõusnud 4. 5. kukkunud number 3 Artur Kaal. Ja kui vahepeal tundus, et Sienkiewicz läheb pikalt eest ära, siis nüüd see nii ei ole. Seda enam, et number 9 Georg Martin Tintse, kes on teisel kohal, on seni sõitnud ka võistluste kiirema ringi 46,38 sekundit. Dominik Sienkiewiczi parim ringi aeg 46,44. Ja 4. ja 5. kohale siis Karel Oskar Oja, Artur Kaalu vahel käib seal pusimine, vaatab hirmsasti selja taha Karel Oskar Oja, mida tegelikult mitte ei oleks vaja teha, vaid oleks vaja keskenduda iseenda sõidule, sest niimoodi see pea lokaatorina käib ja keskendumine kaob. Nüüd jälle, kas Sienkiewicz, vaatame, mida näitab nüüd lõppev ring. Sõidab oma parima ringi aja Sienkiewicz 46,40. Aga ei jää tast palju maha, vaid 0,86 sekundit jääb tast maha Georg Martin Tintse, kaardil number 9. Ja kolmik hakkab kokku saama, number 10, 17 ja 3. See on siis Marcel Peldes, Karel Oskar Oja ja Artur Kaal. Võitlevad nüüd 3. kohale. Vaatab Marcel Peldes, kaardil number 10 korra tagasi, kaugel konkurendid on, ei ole sugugi kaugel, nii et väga seal vehelda kaardiroolis oma peaga ei maksa. Rohkem ikka keskenduda õigele sõidutrajektorile, pidurduspunktidele ja kiirendusele. Ja nüüd siis Sienkiewicz ees, siis Tintse tema järel, siis 10, 17 ja 3 põrkavad siin kokku enne ajavõttu joont kergelt, tõuklevad natukene, aga Peldes Oja Kaal on jätkuvalt see jõudude vahekorda ja Sienkiewiczile on päris sappa saanud, tundub niimoodi Tintse, et Tintse on sõitnud värskelt oma kiirema ringi 46,19 ja oli eelmisel ringil 0,08 sekundit kiirem kui liider Sienkiewicz. Nii et mõlemad sõitsid eelmisel ringil oma parimad ringi ajad, kui 4 minutit on täis tiksunud seda finaalsõitu, A-finaali. Ja Sienkiewicz on siis liider, kaardil number 5, teine Tintse, number 9, 3 jätkuvalt number 10 Peldes. Aga Peldese selja taga on tihedalt kohe number 17 Oja ja number 3 Kaal. Liidrid, nagu näete, on koos, 5 Sienkiewicz, 9 Tintse, siis 10, 17, 3. Ja nüüd 17 ja 3 lähevad kõrvuti ja kas parandab positsiooni, tulevad siin õue välja ja no peaaegu sai ette, aga kõrvuti nad läksid ja nüüd siis kes sellest kahevõitlusest võitjana
välja tuleb. 17 jääb siiski omale positsioonile. Nii et Peldes, Kaal ja Oja seal vahepeal võitlesid hirmsasti kolmekesi, nüüd on kolmikust saanud tandem. Sinkevitš jätkuvalt liider kaardil number 5, siis tuleb number 9, Georg-Martin Tintse, siis number 10, Marcel Peldes, 17 ja 3, Karel-Oskar Oja, Artur Kaal. Ja jälle kõrvuti siin ja nüüd tõuseb Oja praegu surus lihtsalt kaitsebarjääridesse praegu Artur Kaalu ja kas Padar sai ka Kaalust tänu sellele mööda, igatahes Kaalul hoog rauges selgelt. Siin tuleb nüüd 17 Oja, siis tuleb number 7 Karel Padar, möödus Artur Kaalust tõesti tänu sellele, et Oja surus ta lihtsalt piiretesse jõhkralt. Kuus minutit saab kohe täis ja liidrid on tandemina koos nagu kokku liimitud peaaegu nagu jäiga ühendusliiniga sõidavad siin, siis uhkes üksinduses praegu number 10, kolmandal positsioonil Marcel Peldes, siis Karel-Oskar Oja on 4. Viiendal kohal number 3 Artur Kaal, siis number 7 Karel Padar, number 1 Randel Erik Evestus. Kuus minutit on võistlus kestnud, A-finaal. Ja veel ei ole selge, kes selle võistluse võidab. Kolmandal positsioonil tundub suhteliselt kindlalt oleval number 10 Marcel Peldes, aga tema kiirem ring 46,58. Neljandal kohal oleval Karel-Oskar Ojal parim ring 46,27, nii et selles mõttes Oja peaks nagu kiirem olema. Aga kas ta järgi ka jõuab ja kas mööda õnnestub sõita, saab näha. Ja mida siis kohtunikud otsustavad seoses selle kahe võitlusega siin, kus Karel-Oskar Oja tseremoonitsemata saatis Artur Kaalu piiretesse, nii et jätkuvalt Dominik Sinkevitš liider, Georg-Martin Tintse tihedalt tema kannul, vaatab Sinkevitš tagasi, kaugel on Tintse, mida tegema peaks, kiiresti peab sõitma, muud ei ole midagi vaja teha. Ja vahe väheneb Peldese ja Karel-Oskar Oja vahel. Selgelt väheneb. 7 minutit on täis tiksunud. Alla 3 minuti jääb seda finaalsõitu veel sõita. Jätkuvalt Sinkevitš ees, Tintse tema järel. Siis tuleb number 10 Marcel Peldes, siis 17 Karel-Oskar Oja ja nagu näete, Oja on juba kinni püüdnud Marcel Peldese. Ja vaatame nüüd siis, kas edetabeli üldliider Karel-Oskar Oja saab ka möödasõidu teostatud korrektselt või suudab ikkagi Peldes kaardi nii laiaks venitada ja oma tempot niimoodi tõsta, et ei õnnestu edetabeli üldliidril praegu midagi ette võtta. No näitab ennast nii-öelda Peldesele. Ja esikohale käib armutu heitlus. Viimased 2 minutit finaalsõidust on käimas. Jätkuvalt on Sinkevitš ees, tema järel Tintse. Vahepeal tundus juba, et Tintse saab löögipositsioonile Sinkevitši suhtes, aga see siiski ei teostunud ja nüüd siis number 10 ja 17 võitlevad 3. ja 4. kohale Peldes Oja. Poolteist minutit jääb finaalsõidu lõpuni. Sinkevitš on natukene vahe sisse sõitnud Tintsega. Ja jätkuvalt on Peldes Oja ees. Ja järgneb neile number 3 Artur Kaal. Nii et Peldes võttis sellise katva trajektoori ja poos ennast mulle tundus natukene kinni, aga siiski suudab hoida ennast sellel 3. positsioonil, kui Sinkevitš sõidab vahe sisse. Ja nüüd lähevad liidrid no sisuliselt viimasele ringile võib öelda. Viimane ring on alanud. Dominik Sinkevitš on päris korraliku vahe sisse sõitnud Georg-Martin Tintsega. Number 5 juhib, siis number 9 on teine. Ja siis tulevad number 10 Marcel Peldes, 17 Karel-Oskar Oja, 3 Artur Kaal. Liidrid kahekesi lähevad nüüd viimasel ringil siit kohtunike putkast nii-öelda mööda klaaskapist. Ja siis tulevad number 10 Marcel Peldes, 17 Karel-Oskar Oja ja Ojal on veel võimalus. Vaatab korra selja taha, kus on järgmine konkurent, no ongi otse tema selja taga. Kolmekesi nad seal koos on, rivistavad endid üles ja nüüd hoopiski kaotas koha number 17 Karel-Oskar Oja ja Artur Kaal.
sai tast mööda. Liiga palju keskendus muudele asjadele nähtavasti, kui finišilipp läbi vea võitja on Dominik Stinkevich, teine Georg-Martin Tintse. Kes tuleb kolmandana? Kas 10, 3 või 17? Ja ajavõtujoone ületab kolmandana number 10, Marcel Peldes. Tema on kolmas, neljas, number 3, Artur Kaal, 5, number 17, Karel Oskar Oja. 6, number 7, Karel Padar. 7, number 1, Randel Erik Evestus. 8, number 8, Edvin Toome. Ja 9. lõpetab number 2, Hugo Siimson. toetavad Auto24, Neste, Citroen, Laitse Rallipark ja HRX. Meediapartnerid Autoleht, Top Gear ja Tehnikamaailm. Kaasa teevad Maanteeamet, Politsei ja Lastekaitseliit. Auto24 talendid rajale. Siit saab alguse sinu autospordikarjäär.